Kontrolli tulemusel siis laev on nüüdseks Transpordiameti poolt kinni veetud, mis tähendab seda, et laev ei tohi siis oma asukohast lahkuda, ehk siis merereisi jätkata. Ja miks me ta kinni pidasime, oligi põhjuseks selle laevakontrolli tulemus, milleks siis oli 40 tuvastatud puudust kontrolli käigus ja nendest 40 puudusest siis 29 olid sellist puudust, mis on siis aluseks laeva kinnipidamisele. Ehk siis nende puuduste esinemisel ei ole siis laeva jätkuv merereis ohutu ega ei vasta rahvusvahelistele regulatsioonidele. Üks oluline kahtlus oli ka see, et laeval puudub lipuriik, mis tähendab, et laevale ei kehti ühegi riigi seadusandlus. Selle laeva kontrolli initseeriski see kahtlustus, et laeval puudub lipuriik ja sellest tulenevalt siis ka Eesti vastavalt siis rahvusvahelise õigusele reageeris. Ehk siis on rahvusvaheliselt nõutud, et laevad sõidavad ikkagi lipuga, ehk siis nad on mingi riigi jurisdiktsiooni all. Kui selline kahtlus on või on teada, et laev ei ole lipuriigiga, siis see tähendab seda, et meil rannikuriigina on õigus reageerida sellele ja seda ka Eesti tegi. Viimastel aastatel on Läänemere sattuma hakanud või tulema hakanud selliseid laevu, mis lippude all mitte kunagi ei ole varem siinkandis laevad opereerinud. Ja suure tõenäosusega on siis tegemist niinimetatud nende varilaevastiku laevadega, mis siis veavad naftat. Ja jällegi meie kui rannikuriigi jaoks on oluline, et need laevad, kes läbivad Eesti mereala, läbivad Eesti majandusvööndit või territoriaalmerd, oleksid keskkonnale ohutud, nad oleksid inimestele ohutud ja et oleks tagatud kõik siis rahvusvahelised nõuded, et need laevad võiksid ohutult ringi maailma meredel sõita. Laev on ankrualas Muuga lahel ja seda on valvamas merevägi. Kui korda saavad nii dokumendid kui ka tehnilised puudused, siis annab Transpordiamet peale korduskontrolli laevale loa oma teekonda jätkata.